Moskva lahvatas just leekidesse. Vene pealinn on varemgi droonirünnakuid kogenud, kuid miski pole sellele ligilähedalegi jõudnud. 18. augusti varahommikul kattis sadu Ukraina mehitamata õhusõidukeid linna kohal taeva. Ja kuigi mõned neist tulistati lõpuks alla, jõudsid paljud teised oma sihtmärkideni, põhjustades miljoneid kui mitte miljardeid dollareid kahju. Sõda on nüüd tõesti jõudnud venelaste koju ning samal ajal, kui Moskva elanikud vaatavad oma linna põlemas, põgeneb nende niinimetatud tugev juht Vladimir Putin pakku. Massiivne rünnak algas 17. augusti hilisõhtul, kui hinnanguliselt 637 Ukraina drooni startisid strateegilistest paikadest Ukrainas ja alustasid suhteliselt pikka teekonda üle okupeeritud alade, üle rahvusvahelise piiri ja läbi vaenlase õhuruumi, et jõuda Moskva piirkonda, mis asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Ukrainast. Varem poleks selline teekond olnud võimalik. Venemaa ulatuslik õhutõrjevõrk, kuhu kuuluvad mobiilsed tuleüksused, raketipatareid ja radarijaamad, oleks suutnud tuvastada lähenevad droonid ja hävitada enamiku neist, kui mitte kõik, juba enne, kui need pealinna piirkonda jõudsid. Tõepoolest, Moskvat on aastaid peetud üheks maailma kõige paremini kaitstud linnaks, mille ümber on rajatud terved kaitseringid, et mitte miski linna ei pääseks. Ei rakette, ei lennukeid, ei droone. Vene presidendi Vladimir Putini jaoks oli ülioluline hoida oma riigi pealinn turvalisena. See aitas säilitada tema mainet tugeva ja võimeka juhina. Ja see tagas ka, et miljonid inimesed, kes peavad Moskvat oma koduks, sealhulgas paljud riigi jõukaimad elanikud, võisid vabalt oma elu elada, nautides linna rikkalikku pärandit ja maailma kuulsaid kultuuri vaatamisväärsusi. Sõja õudused ei puudutanud neid. Nii et sõja esimestel aastatel kombas Ukraina Moskva suunas maad, saates aeg-ajalt väikeseid droonigruppe pealinna suunas, kuid tegelikult erilist mõju avaldamata, kuna enamik tema droonidest tulistati paratamatult vaenlase kaitse poolt alla ja isegi need, mis läbi pääsesid, polnud piisavalt tulejõudu, et tekitada püsivat kahju. Kuid 2026 on olukord oluliselt muutunud. Mitte ainult Venemaa eesliiniväed ei ole takerdunud, vaid ka Ukraina droonide armee on palju suuremaks kasvanud. Paramax ja võimekam kui kunagi varem, avades võimaluse tõsisteks, täiemahulisteks rünnakuteks Venemaa pealinna vastu. Me nägime seda 18. juunil, kui Ukraina alustas oma suurimat drooni pealetungi Moskva vastu. Sellel ööl sisenes pealinna piirkonna õhuruumi mitusada drooni ning Vene ametnikud teatasid, et ligi 200 neist tulistati alla. Mõned droonid tabasid siiski oma sihtmärke, nende hulgas ka hiiglasliku Moskva naftatöötlemistehast, mis asub vaid 15 kilomeetri kaugusel Kremlist, ning see tõi kaasa suure osa linna sulgemise. Näiteks kõikides Moskva suuremates lennujaamades tühistati lennud. Ja samal ajal, kui mõned elanikud jälgisid õudusega, kuidas leegid ja suits täitsid õhu, otsustasid teised piirkonnast täielikult põgeneda, otsides varju maapiirkondades. Kartes, et järgmised rünnakud on vältimatud järgnevatel nädalatel ja kuudel. Neil oli õigus. 18. juuni rünnak oli vaid algus Ukraina suurele pealetungile Vene pealinna vastu ning 17. augusti rünnak muutis avarünnaku lapsemänguks. Mitmesaja kilomeetri pikkuse maa läbinud üle 600 Ukraina drooniparv maapinna lähedal lennates ja hoolikalt arvutatud trajektoori järgides Vene radaritest ja õhutõrjesüsteemidest mööda, vältides vaenlase raketisüsteeme. Mõni tund pärast õhku tõusmist olid nad juba pealinna piirkonnale lähenemas ning Moskva õhutõrje hakkas lõpuks tööle. On väga tõenäoline, et eesotsas olid peibutus- või makettdroonid. See on Ukraina mehitamata süsteemide vägede tavaline taktika, mis võimaldab neil Venemaa õhutõrjet üle koormata ja sundida neid rakette ning muid laskemoona raiskama enne, kui päris ründedroonid piirkonda jõuavad. Siis umbes kell 2:30 Kiievi aja järgi hakkas Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatama, et droonid lendavad Moskva suunas, kuid need lastakse alla. Sobjaninil on tõestatud kogemus tõe väänamises oma narratiivi huvides ning ta esitab sageli oma avaldusi nii, et jätta mulje, nagu Venemaal oleks kogu aeg kõik kontrolli all. Ta tunnistab harva Ukraina edukalt sooritatud rünnakuid ning pisendab sageli Kiievi vägede tekitatud kahju ulatust, samal ajal kui liialdab pealinna kaitse tõhusust. Võib-olla oli see järjekordne näide sellest. Või ehk uskus ta tõepoolest, et rünnakuga saadakse hakkama ja Moskva kaitserõngad on piisavad, et vältida tõsist kahju või kaotusi. Kui see oli nii, siis eksis ta rängalt. Sest see polnud nagu varasemad rünnakud ja Sobjanin pidi selle fakti valusal moel teada saama. Edenedes Ukraina droonid muudkui saabusid ja iga mööduva tunniga pidi linnapea naasma oma sotsiaalmeediakontodele, et anda teada ja avalikust toimuvaga kursis hoida. Kell 3:30 öösel
Näiteks teatas ta, et veel 40 drooni tulistati alla, kui need liikusid Moskva suunas. Kell 4 hommikul teatas ta veel 23 alla tulistatud droonist. Selles hetkeks olid kõik linna 4 suuremat lennujaama. Šeremetjevo, Domodjedovo, Žukovski ja Vnukovo Venemaa Föderaalse Lennutranspordiameti poolt suletud. Vene uudisteagentuur TASS teatas samuti, et vähemalt 8 lendu ei saanud Moskva piirkonnas maanduda ohutuspiirangute tõttu. Elanikud äratati üles õhuhäire sireenide, telefoniteavituste ja üha tuttavamaks saanud Ukraina droonide sumina peale nende kohal õhus. Paljud tormasid akende juurde, haarasid telefonid kätte, et filmida sündmust, kui õhutõrje tulistas taevasse ja droonide rusud sadasid ülevalt alla. Erinevad videoklipid näitavad, kuidas linnatänavad langesid paanikasse ja kaosesse, kui Moskva sai vaid väikese aimduse sellest õudusest, mis on alates 2022 aastast vallandatud Kiievis ja teistes Ukraina linnades ja asulates. Ja kui järgmisel hommikul päike tõusis, oli Sobjanin sunnitud teatama, et see oli üks suurimaid droonirünnakuid, mida pealinn kunagi talunud on. Eile õhtust kuni tänase hommiku kella 5 lendas Moskva või Moskva oblasti suunas 620 drooni. Sealhulgas hävitati Moskva oblastis 180 drooni. Hädaabiteenistused töötavad kohtades, kuhu rusud kukkusid. Mõned neist kohtadest olid elamud ja kaubanduspaviljon Kolomnas, samuti perekonnaseisuameti hoone ja jaemüügipood. Kohalik elektrivõrk sai samuti tugevalt kannatada. Energiavaldkonna ettevõte teatas, et õhtu jooksul lakkas töötamast palju trafoalajaamu, jättes Moskva 2 linnaosas paljud kliendid elektrita. Ukraina ei sihtinud neid kohti otseselt. Erinevalt Venemaast ei kasuta Ukraina oma droone selleks, et pommitada inimeste kodusid, haiglaid või muid sarnaseid kohti. Selle asemel said need kohad kannatada siis, kui Venemaa õhutõrje tulistas droonid õhust alla. Sest kui droon on juba rivist välja viidud, ei saa Ukraina operaator enam midagi teha, et takistada sellel taevast alla keerlemast ja kokku põrkamast millega iganes, mis parajasti ette jääb. See ei takistanud ei Sobjaninit ega Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjovit üritamast kujutada seda rünnakut kui kurja ja halastamatut lööki linna tsiviilelanikkonna pihta. Tegelikult oli Ukraina droonidel 17. augusti ööl väga konkreetne sihtmärk. Ja kuigi osa parvest peatati teel, mõned droonid suutsid siiski oma sihtkohta jõuda. Walberisi ladu, mis asub Atlant Parki lähedal Bogorodski rajoonis, mis asub pealinna regiooni idapoolses servas. See oli vaid viimane rünnakute seerias Walberisi niinimetatud Vene Amazoni vastu, mis on ettevõttele põhjustanud laastavaid tagajärgi ning avaldanud mõju ka Venemaa sõjaväele ja majandusele. Enne kui me kõigesse sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida sa rohkem näha tahad, siis kindlasti telli sõjasaade. Me analüüsime kõike sellisel moel igal nädalal. Taustaks. Wildberries on suurim veebimüüja Venemaal. Üle poole kõigist veebimüükidest toimub sellel platvormil ning miljonid venelased sõltuvad Wildberriesist igapäevaste esmatarbekaupade, elektroonika, kiirmoe ja palju muu ostmisel. See asutati 2004. aastal ja toob igal aastal sisse miljardeid dollareid tulu. Esmapilgul ei tundu ettevõte olevat ilmne vaenlane Ukraina sõjaväele. Aga kui me sügavamale vaatame, on lihtne mõista, miks Wildberries on saanud üheks Kiievi peamiseks sihtmärgiks. Sest see platvorm ei ole nii süütu, kui esmapilgul paistab. See ei müü ainult odavaid kingitusi ja aksessuaare. See müüb ka sõjalist varustust ja kahese kasutusega tooteid, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel, nagu droonid, kamuflaaživormid ja navigatsiooniseadmed, kui tuua vaid mõned näited. Kuna Venemaa sõduritele antakse sageli vaid kõige elementaarsemad varustused, pöörduvad paljud sõjaväelased Wildberriesi poole, et osta lisavarustust, mida neil on vaja lahinguväljal ellujäämiseks ja Ukraina positsioonide ründamiseks. Seda mõistes ei tahtnud Ukraina lihtsalt kõrvalt vaadata ja lubada jaemüügi hiiglasel Venemaa armeed tugevdada ja varustada. Nii alustasid Ukraina mehitamata süsteemide väed 18. juulil rünnakute seeriat Wildberriesi rajatiste vastu. Sel ööl sihiti ja hävitati 2 ladu, üks Elektrostalis ja teine Kotovskis. Järgnenud rünnak 20. juulil põhjustas ulatuslikke kahjustusi Wildberriesi logistikakeskusele Kolodinos ning sellest ajast alates on toimunud veel palju rohkem rünnakuid. Wildberriesi ladudes on üle kogu Venemaa puhkenud ulatuslikud tulekahjud ja toimunud võimsad plahvatused. Nende rünnakute mõju on olnud tohutu. Eksperdid hindavad, et seni on mõjutatud ligi 2,4 miljonit ruutmeetrit Wildberriesi laopinda. See on umbes 43% ettevõtte kogu laopinnast, mis on ligikaudu 5,6 miljonit ruutmeetrit. Hävinud kaupade väärtust hinnati samuti. 14. augustil umbes 445 kuni 507 miljardi rublani, mis on 5,24
kuni 5,96 miljardit dollarit. Viimase rünnakuga Moskva laole on see arv tõenäoliselt veelgi suurem. Tegelikult on elektroonilistel platvormidel kaubanduseks kauputarnijate assotsiatsioon, APTEP, organisatsioon, millel on ulatuslik kogemus sellises äris nagu Wildberries. Hindab seda summat veelgi kõrgemaks, umbes 600 kuni 700 miljardi rublani või 7,06 kuni 8,24 miljardit dollarit. Arvatakse, et ettevõte ise kannatas kuni 2,6 miljardi dollari ulatuses otseseid kahjusid. Samal ajal kui tuhanded väikeettevõtjad, kes sellest sõltuvad, on näinud oma kaupa ja ettevõtteid Ukraina rünnakute tagajärjel leekides hävimas. Ja kuigi Wildberries on kiirustades oma ettevõtte poliitikadokumendid ümber kirjutanud, et välistada igasugune vastutus nende kahjude eest, paljud neist ettevõtjatest valavad oma viha ettevõtte ja Venemaa valitsuse peale ning nõuavad kohest hüvitist. Kuid anonüümne Kremliga seotud allikas, kes rääkis Reutersile, paljastas, et Venemaal ei ole lihtsalt piisavalt vabu vahendeid, et kõiki kannatanud müüjaid hüvitada. Ja koos Wildberriesi rünnakukampaaniaga, mis on endiselt käimas, kaos jätkub siit edasi ainult veelgi. Tuleb pankrottide laine, ütles allikas. Kellelgi pole sellist raha, et müüjaid toetada. Nad lisasid, et need rünnakud on majandusele tõsise löögi andnud ja just sellele lootis Ukraina. Ukraina kaitseministeerium kinnitas hiljuti, et 7 Wildberriesi 10 suuremast logistikakeskusest on nüüd rivist väljas. Ja Huri peamine luureosakond on samuti alustanud küberründekampaaniat selle jaemüügibrändi vastu. 10. kuni 11. augustini ründasid Hurri häkkerid Wildberriesi digitaristut, häirides maksesüsteeme ja klienditeenindust. Hiljutine Moskva rünnak põhjustas tulekahju Bogorodski Wildberriesi laos, mis nagu ka teised tavaliselt hoiab endas mitme miljoni dollari väärtuses tooteid, mis võivad ulatuda teleritest ja tahvelarvutitest kuni sõjavarustuse, raamatute, rõivaste ja majapidamistarveteni. Moskva ametnikud väitsid kiiresti, et rajatisele tekitatud kahju oli minimaalne ning samal ajal teatas Wildberries ise, et objekt evakueeriti. Keegi viga ei saanud ja tulekahju suudeti kiiresti kontrolli alla saada. Aga tõsiasi on see, et selliseid avaldusi ei saa puhta kullana võtta. Wildberries püüab praegu igati kahjusid piirata, kuna ettevõte võitleb kriisiga, mida ta kunagi ei osanud ette näha. Seega ütleb ta ilmselgelt kõike, mida vaja, et inimesed ei satuks veelgi suuremasse paanikasse, kui nad juba on. Sama kehtib ka Vene ametnike nagu Sobjanin ja Vorobjov kohta, kes püüavad alati meeleheitlikult Ukraina löökide mõju pisendada. Tegelikult, kui nii palju droone siseneb Moskva õhuruumi, on palju tõenäolisem, et laohoone sai tõsiselt kahjustada, mis võis põhjustada seal hoitud kaupadele suuri kahjusid. Isegi kui see nii ei ole, on see rünnak endiselt tõendiks, et Ukraina suudab rünnata seal ja siis, kus ja millal tahab, ning teeb seda ka, ning ükski Wildberriesi rajatis pole turvaline. Juba ainuüksi see, et üle 600 drooni suutsid Moskvat rünnata, on hävitav süüdistus selles, kui kaugele Venemaa on langenud. Riik, millel peaks olema maailma teine tugevaim sõjavägi, ei suuda enam kaitsta oma enda pealinna vastase eest, kes peaks olema palju väiksem ja nõrgem. Kõige hullem selle juures on see, et see rünnak polnud üksikjuhtum. Sellest on saamas trend. Viimastel nädalatel ja kuudel on pealinna ning ümbritsevate linnade, asulate ja eeslinnade pihta olnud arvukalt edukaid rünnakuid. Tundub, et Moskva kuulsatest kaitserõngastest ei piisa enam inimeste turvalisuse tagamiseks ning on lihtne ette kujutada veelgi hävitavamaid ja laastavamaid rünnakuid Venemaa valitsuse asupaiga pihta lähitulevikus. Rääkides Venemaa valitsusest, võisid paljud Moskva elanikud loogiliselt küsida, kus oli president Putin sel ajal, kui linn põles. Ajalooliselt on Putin veetnud suurema osa oma ajast Moskvas, Kremli auväärsetes saalides, kus ta tunneb end kõige turvalisemalt. Viimasel ajal on see aga hakanud muutuma, kuna Putini kindel ja tugev jõumehe kuvand hakkab paanika ja paranoiale alludes murenema. Hoolimata sellest, et ta on aastakümneid esinenud maailmale kui karm ja karastunud juht, kes ei karda midagi. Viimasel ajal on Putin tundunud palju hirmunum tegelane. Ta kardab üha enam, et salajased Ukraina agendid võivad tema elu vastu mingisuguse atentaadi korraldada või et vaenlase droonid võivad lõpuks rünnata isegi Kremli ennast. Selle tulemusena veedab Putin üha rohkem aega järjest kaugemal Moskvast ja Ukrainast. Nagu Riddle, Russia teatab, märgati Vene presidenti näiteks juulis Omski ja Irkutski piirkondades. Augusti alguses reisis ta Krasnojarski krais ringi. Sealt liikus ta edasi sellistesse kohtadesse nagu Burjaatia, Novosibirski piirkond ja Sahalini piirkond, sealhulgas Kurili saared, äärmiselt kaugelt asuv ja hõredalt asustatud saarestik Venemaa Kaug-Idas. See on umbes nii kaugel Ukrainast, kui Putin tehniliselt saab olla, lahkumata omaenda riigi piiridest. See ei ole normaalne. Enne sõja algust oli väga haruldane näha Putinit nii kaugele itta minemas.
Kui ta ei elanud luksuslikku elu Moskvas, veetis ta suure osa oma ülejäänud ajast Venemaa lääneosas, külastades suuri linnu nagu see Peterburi ja nautides oma presidendipalee luksust Valdais. Siiski tasub märkida, et vaid mõned päevad tagasi Ukraina vägedel õnnestus hävitada üks õhutõrjesüsteemidest, S-400, mis oli paigaldatud Putini palee kaitsmiseks, saates selge sõnumi Venemaa presidendile, et tema kodu ei ole enam turvaline ja suurendades kahtlemata tema paranoiat. Ja nii jätkab ta oma Kaug-Ida ekspeditsiooni isegi siis, kui droonid sajavad pealinna peale ning järgmised peatused on oodata sellistes kohtades nagu Altai ja Kemerovo piirkond. Mis on kõigil neil kohtadel ühist? Need jäävad Ukraina droonide tegevusraadiusest välja. Vladimir Putin tahaks, et avalikkus usuks, et see on lihtsalt juhus. Ta väidaks, et ta veedab tegelikult nii palju aega idaregioonides sellepärast, et tal on vaja enne septembrikuiseid riigiduuma valimisi koguda toetust oma võimuparteile Ühtne Venemaa. Tegelikult on see lihtsalt mugav kattevari. Nagu Riddle Russia märgib, pole piirkondade valik tõenäoliselt juhuslik. Ukraina droonid ja raketid ei ulatu Siberi linnadeni, ainsaks erandiks on rünnak Omskile, ning kindlasti ei ulatu need Kaug-Idasse. Seetõttu saab Putin sinna reisida ilma tõsise mureta oma enda turvalisuse pärast. Lühidalt öeldes on Vene president hirmul. Poliitilised juhid läheksid otsekohe koju, kui nad kuuleksid rünnakust oma riigi pealinna vastu. Vladimir Putin eelistab aga kõrvad kinni katta ja teeselda, et midagi pole juhtunud, peitudes samal ajal kõige turvalisematesse kohtadesse, mis ta leiab. Mask on langenud. Tugev mees on paljastatud. Ja Vladimir Putini paranoia võib lõpuks talle saatuslikuks saada, sest isegi tema lähimad liitlased võivad aja jooksul tema argpükslikest võtetest tüdineda. Saad rohkem teada Vladimir Putini lauale Kremlis kuhjuvatest paljudest probleemidest selles videos, mis käsitleb, kuidas Vene president on juhtinud üht kaasaegse ajaloo kulukaimat sõjalist kampaaniat. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina on sundinud Venemaad suurimasse kriisi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Ja ära unusta tellida sõjandussaadet, et mitte jääda ilma värsketest sõjalistest uudistest ja põhjalikest raportitest ka tulevatel nädalatel. Aitäh vaatamast!